Ja novembris kutsuti mind ühele konverentsile Helsingis, mida korraldasid Soome Pank ja siis Austria Keskpank. Ja üheks teemaks oli siis väikeriikide kohandumine või kogemused kriisitingimustes. Mõtlesin, et tasuks sinna minna, kas või Eesti neid kogemusi jagama või siis mõtlesin, miks mitte rääkida laiemalt siis Balti riikide kogemustest. Ja kunagi seda juba me riputsime üles novembris meie koduleheküljel need slaidid ja see ettekanne ja siis mõtlesime, et tegelikult need korraldajad mõtlesid, et võiks seda kokku kirjutada korraliku niisuguse uurimistööna. Ja seda me siis tegime ka ja see kunagi ilmub, nagu mingi lühendatud versioon ilmub kunagi kauges tulevikus, aga mõtlesime tegelikult see story või see analüüs on piisavalt tähtis ja piisavalt põnev, et me võtame kokku, teeme nagu natuke pikema ja põhjalikuma analüüsi ja siis avaldame seda, mida siis täna hommiku teeme. Ma arvan, see on osaliselt meile endile Eestis tähtis, kuna ei saa lihtsalt saada aru, mis meil täpselt ikka siis toimus viimase 5 aasta jooksul ja siis natuke neid miks küsimusi küsida ka, et miks meil täpselt läks nii, nagu meil läks. Ja siis teine küsimus on, kuidas me siis sarnaneme või erineme teiste riikidega ja siis mõtlesime, et võrdleme niisugust laiemat maailmakogemust, kõiksugused majandustsüklid läbi aja ja kui erinev või sarnane me olime. Ja siis teine osa oli siis ka, kuidas me sarnaneme või erineme praeguste nende perifeeriad, need sündmused on toimunud enam-vähem samal ajal. Me oleme kõik suhteliselt väikeriigid, me mõtleme siis Kreeka, Iirimaa ja Portugali peale ja siis lõpuks me kõik elame kas valikuliselt või nagu teistel põhjustel selle fikseeritud valuutakursi maailmas. Nii et lihtsalt kuidagi nagu võrrelda neid kogemusi ja siis anda lõpuks mingisugused hinnanguid meie enda arengule. Ma arvan, et see on ka kasulik teistele, kui praegu teised võib-olla tahavad vaadata, kas meil on meie kogemustest ka mingisuguseid õppetunde teistele. Ja ma arvan, et selle uuringu audients või nagu lugejaskonnad loodetavasti natukene ka väljaspool Eestit. Ja ma arvan, see põhiline järeldus on, et meie erinesime, ütleme, Balti riigid olid küll natuke erinevad omavahel, siiski need sarnasused on suuremad, et just see kiiruse dimensioon on meil väga erinev, et me ütleme, et tegelikult Balti riikides kohandumine toimus vähemalt 2 korda kiirem kui ütleme vähemalt nendes teistes perifeeria riikides palju kvalitatiivseid sarnasusi ja ka see tsükli kuju, nagu te näete varsti. Ja see põhiline põhjus oli väga suur kapitali sissevool buumi ajal ja siis mingi järsk pidurdumine, millele järgnes siis kapitali väljavool. Nii et inglise keeles sudden stop või järsult kadusid need kapitali sissevoolud ja see siis määras seda edaspidist käekäiku. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes see sõnum, ma tahaks loota, on ka natuke lootustandev teistele, et mõned küsivad, et kas üldse on võimalik kohanduda niisuguses valuutaliidu või rahaliidu tingimustes, kus kurss on fikseeritud, et kas ei määra ette, et mingid riigid peavad hästi kaua kuidagi niisuguses langusfaasis olema ja vähemalt siin ma arvan, et meie kogemused näitavad, et see ei ole kindlasti vähemalt tehnilistel põhjustel paratamatu. Nii et see ettekanne on siis 3 osas, esiteks võrdlus teiste riikidega laiemalt, teine on siis võrdlus Iirimaa, Kreeka ja Portugaliga ja siis 3 on lihtsalt need plussid ja miinused nendel kohandumise või erinevate mudelite plussid ja miinused. Ja alustaksime, siis see on see tehniline pool, kuidas me seda peame kuidagi defineerima seda majandustsüklit, kus on majandustsükli tipp, kus on siis põhi ja siis seda võib erineval moel teha. Meie juba Marti ja endine kolleeg Aurelius Dabušinskas olid varem seda sama mudelit kasutanud, et lihtsalt teised teadlased maailmas on seda kasutanud ka, et ütled, et tipp on niisugune hetk, millele eelnes siis 2 perioodi majanduskasvu ja millele järgnes 2 perioodi nagu majanduslangust. See on natukene tugevam kriteerium või me seame lati natuke kõrgemale kui tavaline majandustsükkel, et kui sul oleks niisugune normaalne
tsükkel, kus mingi majandus, ütleme 0,5%, 2,5% vahel, see ei kvalifitseeruks, eks ju, kuna sa pead tegelikult, sul kasv peab ikka miinusesse minema vähemalt 2 kvartaliks. Ja siis põhi on jälle defineeritud niisuguse sümmeetriliselt, et see on põhi on siis, millele eelnes 2 perioodi majanduslangust ja millele järgnes vähemalt 2 perioodi majanduskasvu, nii et see tsükkel on vähemalt 5 kvartalit pikk. Ja siis me kasutasime siis andmeid, kättesaadavaid andmeid, siis 23 arenenud majandusega riik ja siis 18 IMF-i andmed, kvartaalsed andmed, kus vaja nad on sesoonselt silutud ja siis näidatud püsihindades. Ja ma arvan, et me vaatasime paljusid neid andmeid, aga siin toome esile 4 näitajat. Esiteks siis sisemajanduse koguprodukt või SKP, oli netosissevoolu, 3. reaalintressimäär miinus inflatsioon ja siis neljandaks on siis niisugune konkurentsivõime näitaja, mis on siis, meie kasutame siis tarbijahinnaindeksi põhist reaalset valuutakurssi. Ja siis mida me teeme, me proovime siis need 188 riiki, mida me leidsime või tsüklit ja me paneme kõik need tipud omavahel nagu kokku, et me ajastame neid täpselt või paneme üksteise otsa ja siis vaatame, kuidas buumi eelses perioodis need kuidagi erinesid ja siis peale, kui see langusfaas, siis kuidas see siis välja nägi. Nii et siis vaatame 4 aastat enne seda tippu, 3 aastat pärast seda tippu, kuna need episoodid maailmas toimusid väga erinevatel aegadel. Ja siis me proovime neid selliste graafikute kaudu. Ja see graafiks punane joon on siis see keskmine või mediaan näitaja ja siis me tahame natuke aru saada sellest heterogeensusest, nii et siis me näitame siin seda 5. protsentiili ja 95. protsentiili. Nii et kui siin saab niiviisi, kui on ütleme, et circa 180 näitajat, siis võime arvata, et 9 näitajat on veel üleval pool seda ülemist joont ja siis 9 langevad allapoole, aga see 90% nendest juhtumitest langeb sinna selle 2 nagu halli joone vahele ja see ei tarvitse olla see sama iga periood, see episood, et see ei ole et mingi üks riik, millel on see nagu hall trajektoor, vaid lihtsalt kuidagi aru saada niisugune, kus me siis langeme ja siis kui me vaatad seda vasakut skaalat, see on siis see buumiaegne periood või enne seda tippu jõudmist ja me näeme, et Balti riigid kasvasid palju kiiremini kui tüüpilises niisuguses buumiperioodis, et kui siin vaatad, et mingi 35%, nii et circa mingi 8% majanduskasvu selle buumiperioodi jooksul, mis oli nagu palju kiirem kui tavaline buum. Ja siis parem graafik siis näitab seda languse, meie kogemus oli, eks ju, väga palju sügavam langus kui niisugustes tüüpilistes majanduslangustes ja me näeme, et see põhi jõudis kohale umbes 7 või 8 kvartalit peale seda tippu, nii et see langus kestis umbes 2 aastat. Nii et see ei ole tavapärane niisugune majandustsükkel. Mis siis toimus ja see on minu meelest võib-olla see kõige tähtsam tegur, nagu ma alguses mainisin, on see kapitali sissevool. Vasakul skaalal näete jälle seda buumiaegset perioodi ja näete, kui suured need kapitali sissevoolud need ikka olid Balti riikides keskmiselt seal tipus, mis tipp jõudis kohale umbes 3 kvartalit enne majanduskasvu tippu ja siis voolas nendesse riikidesse sisse umbes 22%, mis on ikka nagu väga suur number ja siis vaadates siia paremale poole, siis näeme, kuidas see langus toimus, kui suuremahuliselt ja kui järsku see kapitali sissevool peatus ja isegi muutus negatiivseks. Kui tahad võrrelda seda tippu, mis oli umbes +22 ja seda põhja, mis on umbes -8, et mingi 11 kvartali jooksul muutus see kapitali sissevool vähenes umbes 30% SKT võrra. Et see võib-olla, kui me vaatame edasi, see oli see põhitegur, mis siis aitas seletada esiteks, miks me arenesime nii kiiresti, miks toimus ülekuumenemine, kõik need nähtus, ebatasakaalustus ja teiselt poolt, miks siis see kohandumine toimus nii kiiresti.
tulles siis reaalintressimäära juurde, see oli siis nagu selle raha sissevoolu sümptom, raha oli palju, raha oli väga odav, nominaalsed intressimäärad olid väga madalad, aga samal ajal majandus hakkas üle kuumenema ja tekkis inflatsioon ja selle tulemusena reaalintressimäär, mis on siis see nominaal miinus inflatsioon, muutus kõvasti negatiivseks, raha oli ikka väga-väga odav sel ajal. Ja siis paremal pool, kui see kapitali sissevool järsku vähenes, siis raha hind kasvas väga meeletult ja reaalintressimäär isegi tõusis üle 10% mõneks kvartaliks ja see siis jälle pärssis majandusarengut ja kindlasti aitas kaasa või tõi esile seda majanduslangust. Üks asi, kus tegelikult, mis oli niisugune huvitav tulemus ka, et tegelikult seda konkurentsivõimet võib väga mitmet moodi mõõta. Siin me oleme kasutanud siis tarbijahinnaindeksi alust valuutakurssi kaalutud kaubanduspartnerite osakaaluga. Ja me näeme siin, et kriisi väga suur konkurentsivõime kaotus, kuigi see raha voolas sisse, ei olnud nii, et kuidagi see tootmiskulud ja hinnatase Eestis muutus nii palju. Tegelikult toimus natuke rohkem kui juba selles majanduslanguse perioodis ja isegi kui vaatate siin paberis on üks graafik, tabel, mis esitab majandusnäitajad ja näete, seal üks näitaja on Eesti väliskaubanduse osakaal maailmakaubandus tuleb Eestis ja me näeme, et kogu selle perioodi vältel me suutsime suurendada, Eesti eksport kasvas kiiremini kui maailma keskmine eksport. Me võitsime siiski ka buumiperioodil nagu seda turu osakaalu, mis on ka niisugune kaudne näitaja, et meil nagu seda otsest konkurentsivõime probleemi tol ajal ei olnud, ja siin vasakul skaalal me näeme, et isegi siin selle buumiperioodi võime kahanes natukene nagu vähem kui tüüpilises majandusbuumis, mis on ka huvitav. Ja teine asi, mida me ei too siin välja, et valitsuse fiskaalpoliitika ei olnud väga suur tegur buumiperioodil. Mõnes riigis on nii, et buum tuleb sellest, et valitsus hakkab hästi palju kas kulutama, tekib suur eelarve defitsiit. Ilmselt seda on väga raske mõõta, seda eelarve defitsiit oli. Ilmselt mingit rolli ta mängis, aga ta ei olnud niisugune põhitegur, mis tekitas seda buumi. Nii et see on mõnes mõttes niisugune erandlik ka. Nii et kokkuvõttes me toome esile väga palju niisuguseid kvalitatiivseid sarnasusi, need majanduslikud näitajad, neist toimuvad suured muutused, kapitali sissevool võib äkiliselt lõppeda ja teised näitajad, nii et niisugused kvalitatiivsed sarnasused, et lihtsalt see volatiilsus oli palju suurem kui tüüpilises majandustsüklis ja et need suured muutused on just sisenõudluses ja selle välissektoris ja seevastu jälle eelarve ja konkurentsivõime muutused ei olnud nii tähtsad tegurid meie juures. Tulles siis selle teise osa juurde, kus me võrdleme siis Kreekaga, Iirimaaga ja Portugaliga ja alustaksime lihtsalt niisuguse kokkuvõtva tabeliga, mis siis toob näitajad sisuliselt, kuidas meie SKT on siis ikka arenenud. Ja esimeses veerus me siis näitame seda muutust, ütleme tipust sinna põhjani, kui suur see langus siis ikka maksimumlangus oli. Teises veerus on siis tipust tänapäevani natuke paremad, mis tähendab, et on sellest põhjast on ikka nagu juba taastutud ja on toimunud mingisugune paranemine. Ja siis võib-olla enne, kui me läheme kolmanda veeru juurde, me näeme siis, et ja siin lihtsalt valikriike, mõned need, millest me räägime, aga ka taustana mõned teised riigid. Ja me näeme, et Balti riikides siis majanduslangus oli väga-väga suur, sealt tipust põhjani, Lätis kuni 25%, meil umbes 20%. Ja praegu me näeme, et Kreekas on see võib-olla see ainuke riik, mis on veel umbes nagu kumulatiivselt näinud sama suurt langust, on Kreeka, mis on juba jõudnud praegu umbes 22%. Need andmed on selles
uurimuses natuke vanemad, need on värsked andmed, mida me ei ole sinna uurimusse pannud, meil selles uurimuses on teise kvartalini, siin on 4. kvartalini. Ja me näeme tegelikult, et üks asi, mis on ka huvitav näiteks, et Küprosel ei ole senini väga palju see kumulatiivne majanduslangus, tänapäevani on ainult umbes 4%. Ja tegelikult, kui võrdled isegi Soome, on tegelikult kumulatiivselt langenud veel rohkem kui näiteks Küpros. Teine asi on siis, me näeme seda kohandumist või seda tõusu, et tänapäevani siis on 4, nii et me oleme tegelikult umbes 16% tagasi võitnud ja teised Balti riigid on ka, kui vaatad 11-12% sellest põhjast juba taastunud. Mõned teised riigid, kui vaatad seda järgmist plokki, Iirimaal on küll mingi toibumine toimunud, aga Kreeka ja Portugal näiteks on alles, see põhi on ikka sama kui tänapäeval on sinna põhja vast ei ole veelgi jõutud. Ja viimane, vaatame natuke tagasi, et kui palju seda siis konvergentsi ja kuidas nagu pikemas perspektiivis see majanduskasv on, kui suur see on olnud ja see siis on sisuliselt umbes 12 aasta kumulatiivne majanduskasv, nii et kui me vaatame neid siniseid numbreid, isegi vaatamata sellele langusele, mis meid vahepeal tabas, Balti riigid on siiski kasvanud viimase 12 aasta jooksul umbes 60-70% meie reaalne SKT, mis tähendab, et see konvergents on meie puhul siiski pikemas perspektiivis toimunud. See on ka toimunud mingil määral riikides nagu Iirimaal ja Küprosel ja isegi Hispaanias, aga siin on ka huvitav näha näiteks, et 2 riiki, Portugal ja Itaalia, kus sisuliselt viimase 12 aasta jooksul ei ole toimunud mingit majanduskasvu, sisuliselt täpselt sama SKT tase kui 12 aastat tagasi. Nii et see jälle, ja see viimane on siis see Euroopa Liidu kaalumata keskmine 30% majanduskasvus. See ei ole Euroopa Liidu keskmine, kuna me anname siin kaalu, et tegelikult kui me arvestaksime teisiti, ma arvan, et see number oleks natukene väiksem, kuna need siirderiigi või need ülemineku majandused, kellel on natuke kiirem majanduskasv, kipuvad olema ka tüüpiliselt väiksemad riigid. Vaatame siis neid graafikuid natuke, see on nüüd see, mida me varem vaatasime paremalt pool, mis on see kohandumine või see langusfaas või see, ütleme, see buumijärgne faas ja siin on väga suur erinevus ja ma arvan, et siin ei saa võrrelda neid nii kvantitatiivselt, kuna me ei saa öelda, et see šokk, mis tabas, ütleme, Eestit või Lätit oli täpselt sama, võib-olla oli suurem, võib-olla väiksem, seda me ei ole siin hinnanud, aga lihtsalt see, kuidas? Erinevad põhjused, et sa ei saa nagu selles mõttes neid üksteise otsa panna ja öelda, kui nii et ja üks asi on ka see, et me grupeerime neid riike kokku, aga tegelikult võib alati vaidlustada, et kas Kreeka ja Iirimaa koos, et need võivad olla täiesti erinevad. Nii et siin on niisuguseid küsimärke, samal ajal kui tahad üldistada, siis võib-olla tahad natuke kokku laati niisugune küsimärk, et kuidas seda kõige paremini teha. Aga trajektoorid on erinevad Balti riikides, jälle nagu ma varem mainisin, see langus kestis 2 aastat ja siis asuti tõusuteele. Ja siin on nüüd need tuleviku vaadates, me kasutame siis IMF-i prognoose ja me näeme, et praegu me oleme juba natuke tegelikult, ma arvan, siit 2 kvartalit edasi liikunud, nii et praeguse seisuga on Balti riikide kumulatiivne majanduslangus olnud väiksem kui nendes 3 perifeeria riigis ja on see kohandumine olnud sujuvam, aga samal ajal pikaajalisem, mis tähendab, et isegi T24 on siis 6 aastat, eks ju, selle 6 aasta jooksul ei ole veel sinna põhja päris jõutud või tundub, et hakatakse põhja jõudma. Nii et siin on väga suured erinevused ja me räägime pärast, miks see toimus. Eratarbimine on teine näitaja ja siin on jälle see samasugune pilt, eks ju, Balti riikides eratarbimine langes umbes 25% punkti võrra sealt buumi tipust ja see jälle toimus umbes 2 aastaga, millele on järgnenud niisugune eratarbimise riikides, siis on see eratarbimine jälle samamoodi sujuvamalt, aga väga palju kauem, see kohandumine on võtnud palju rohkem aega. Tööpuudus, siin on ka täpselt sama pilt,
siin on Balti riikide tööpuudus jõudis tippu umbes 10 kvartaliga, umbes 2,5 aastaga ja see tipp oli kusagil 19% juures. Ma arvan, meie tipunäitaja oli kusagil 19,6, kui ma ei eksi. Ja sellele on siis järgnenud niisugune päris jõuline tööpuuduse langus. Praegu on Eestis tööpuudus 9,3, nii et me oleme praegu madalam tööpuudus, aga see kasv on olnud jälle hoopis teistsugune nende kahe riikide gruppide vahel. Ja üks asi, kus oli üllatavalt palju sarnasust, oli jälle see reaalse efektiivse valuuta või vahetuskursi muutus, et konkurentsivõime näitajad me näeme tegelikult mõlemas grupis on küll kuidagi läbi selle sisemise devalveerimise kuidagi suutsime oma konkurentsivõimet siis parandada peale umbes 3. kvartalit ja nendes perifeeria riikides on see täpselt samal moel toimunud, seal on ka nominaalsed palgad vähenenud ja kulutase on vähenenud, nii et see omamoodi võib öelda, et kui nendel oli rohkem konkurentsivõime probleemi kui meil alguses, et võib-olla selle tõttu neil on seda kohandumist selles võib-olla on veel vaja tulevikus natukene edasi, meil on võib-olla see kohandumine juba toimunud, aga siiski me näeme vähemalt arenguid selles valdkonnas nii mõlemas grupis. See on siis, kuidas need jooksevkonto tasakaalud arenesid ja siin me näeme jälle, et ka nii Balti riikides kui nendes teistes riikides oli siin suur kapitali sissevool alguses, mis siis hakkas kahanema, aga vahe on, et see sinine kõver siis muutus väga järsult, me liikusime kusagil, -17 pealt umbes +5 peale muutus jooksevkonto positsioon, umbes 22% võrra muutus ja see toimus väga järsku ja nüüd oleme jälle peale seda ülejäägi saavutust on nüüd hakanud vaikselt jooksevkonto liikuma kuhugi sinna tasakaalu lähedale. Ja kohandumine Iirimaal, Kreekas ja Portugalis on olnud väga palju sujuvam. Ja siin on lihtsalt see põhitegur on ilmselt see, et nendel riikidel oli siiski seda likviidsusabi võimalik saada läbi likviidsustuge kas või Euroopa Keskpanga kaudu, et pangad said likviidsusabi ja ka need samad IMF-i ja Euroopa Liidu programmid, mis siis andsid nendele riikidele seda raha, mida meil ei olnud ja et me saime selle võrra said nagu teise trajektoori kaudu, siis hakkame varsti lõpupoole jõudma, on eelarve tasakaalu dünaamika. Siin me näeme, et tegelikult meil oli kusagil 2007. aasta paiku oli Balti riikides isegi väike ülejääk ja nendes teistes riikides nüüd keskmisena võetud olid riigieelarve puudujäägid natuke suuremad, aga ta ei olnud nii väga krooniline probleem, kui sa vaatad seda kaalutud kindlikult tähtis erinevus, et niisuguse valdkond, kus ilmselt võib-olla Iirimaad ja Kreekat ei saa päris kokku panna, et Iirimaal oli tegelikult eelarve väga hästi tasakaalus ja Kreekas oli juba võib-olla tasakaalust väljas, nii et see kaalutud keskmine ei ole väga suur, aga see fiskaalpoliitika laias laastus nii erinev kui nii suur kui need välistasakaalustamatused. Edaspidi siis hakkasid kõik riigid liikusid puudujääkide suunas, kuna see kriis tabas riigieelarveid, aga see kohandumine oli selles mõttes, et see riigieelarve defitsiidid kasvasid palju suuremaks ja palju kiiremini kasvasid need puudujäägid nendes teistes riikides, aga see kvalitatiivne trajektoor viimastel aegadel riikides on näha niisugust paranemist. Üks näitaja on siis, kuidas arenesid nii avaliku sektori võlg kui siis erasektori võlg. Ja siis need sinised on siis Balti riigid, rohelised Iirimaa, Kreeka ja Portugal, vasakul pool näeme avaliku sektori võlga ja me näeme, et mõlemas grupis kasvas avaliku sektori võlg, aga see kasvutempo oli väga erinev kahe grupi vahel, et nendes teistes riikides ja see võlg kasvas veelgi kiiremini. Nii et selles mõttes, et Balti riikides oli palju tugevam niisugune fiskaalne konsolideerumine. Ja täitsa erinev trajektoor on siis erasektori võlal, kus me näeme, et tegelikult Balti riikides erasektori võlg isegi kahanes võrreldes SKT-ga, et tegelikult pankade bilansid hakkasid isegi natukene vähenema, aga et nendes teistes riikides see erasektori võlg, mis oli juba päris kõrge, oli siis kasvas veelgi suurem.
jooksul, mis võib-olla, ma arvan, et see annab teistsugused stardipositsioonid edaspidi vaadates. Nii et kui me võtame siis kokku, siis on see suur kontrast on majanduse suhteliselt kiire kohandumine Balti riikides võrreldes palju aeglasema kohandumisega Kreekas, Iirimaal, Portugalis ja siis erinevus oli kapitalivoogude sissevoolu palju järsem lakkamine Balti riikides ja niisugune järk-järguline kohandumine Kreekas, Iirimaal ja Portugalis jälle seda, kuna need valitsuste ressursid andsid raha juurde, mis aitasid kohanduda. Me näeme avaliku sektori võlakoormuse üsna kiiret kasvu nendes teistes riikides võrreldes mõõduka kasvuga Balti riikides. Erasektori võlakoormuse märkimisväärne kasv on Kreekas, Iirimaal ja Portugalis võrreldes isegi meil, nagu ma ütlesin, just mainisin, oli väike langus. Ja siis lõpetuseks küllaltki sarnased muutused hinna ja kulu või selle konkurentsivõime näitajate seaski sarnased. Nüüd kolmandas osa siis me võime siis rääkida, me tegelikult ei taha siin nagu öelda, et üks on parem kui teine, me lihtsalt toome välja niisugused plussid ja miinused, kiire kohandumise puudused, üks asi on, et sa võid liiga kiire, kui sa reageerid väga, väga kiiresti, siis võib olla mõned ettevõtted, mis võiks muidu kuidagi ellu jääda, et võib-olla kui see toimub väga järsult, siis nemad ei saa ümber orienteeruda ja see võib kuidagi isegi tuua kaasa füüsilise inimkapitali vähenemise. Teine on see poliitiline dimensioon, et kui valijad pole piisavalt informeeritud või väga tõrksad, siis sa ei saa, võib-olla sul on mõtled, et siis nendes tingimustes seda asja teha ja kolmandaks, kui rakendada meetmeid, teostad majanduspoliitikat väga kiiresti kriisi tingimustes, sa võid alati vigu teha, et kui on võimalik natuke rohkem aega mõnikord võtta, siis on põhimõtteliselt võimalik mõningaid vigu vältida. Aga me toome ka nende analüüsis või selle analüüsi taustal teatud kiire kohandumise eeliseid. Üks on kindlasti lühem ebakindluse periood, mis siis, kui sa oled nagu miski asi, keegi ei ole julge investeerida, julge tarbida, mida kiiremini sa sellest kriisist väljud, seda võib-olla kiiremini on võimalik taastada siis nõudlust. Ja selles mõttes, et meil vanasti räägiti kriisist, nüüd tänapäeval ei räägita enam kriisist, aga kusagil nendes riikides, kus see kohandumine toimub aeglasemalt, see termin kriis on ikka nagu üleval. Kiirem ressursside ümberpaigutamine ühest valdkonnast teise, kui meil oli see ehitussektor või võib-olla kasvanud natuke jutumärkides liiga suureks, et siis ja sa tahad sellest sektorist ressursse liigutada teistesse harudesse, kas eksportivasse harusse või teenindussfääri, teistesse teenindussfääridesse on võimalik seda, mida kiiremini sa seda teed, seda kiiremini sa taastad oma kasvupotentsiaali. Poliitiline dimensioon on ka reformidest väsimus, et võib-olla kui see niisugune langusperiood on üsna lühike, siis võib-olla selle eelis on, et inimesed on valmis, aksepteerivad kergemini 2-aastast akuutset langust kui seda, et kuidagi kriis kestab 5-6 aastat, aga seda põhja ei ole kuidagi ette näha, nii et need poliitilised argumendid võivad mõlemas suunas töötada. Ja siis viimaseks siis on võimalik, nagu me näitasime, vältida nii avaliku sektori kui erasektori võlakoormuse liiga kiiret kasvu, nii et stardipositsioon tulevikku vaadates on võib-olla selle võrra natukene tugevam. Siis mille tõttu oli võimalik Balti riikide majanduste kiire kohandumine, üks asi on võimalikkus, teine asi on paratamatus. Ühest küljest ma arvan, et meil oli osaliselt paratamatus, kuna see erakapitali sissevool lihtsalt lõppes ja selle vastu oli väga raske midagi ette võtta. Meil olid võib-olla väiksemad ja avatumad majandused, et see šokk, mis tuli väliskeskkonnast seoses globaalse finantskriisiga, tabas meie ekspordisektorit ja see oli ka niisugune asi, millega me pidime elama. Pidime leppima selles mõttes. Ja kolmandaks siis puudusid efektiivsed vastutsüklilised poliitikad. Meil ei olnud veel nii palju võimalik
seda välisraha sisse tuua, see raha kui kallis. Ja võib-olla ainus valiku võimalus oli siis, kas sa lähed IMF-i programmi alla või mitte, et lätlased võtsid IMF-i programmi, me ei võtnud, aga seal oli mingi väike manööverdamise ruum, aga muidu palju seda manööverdusruumi ei olnud. Nüüd, miks see kiire kohandumine toimus, ma arvan, osaliselt tuli sellest, et meil oli nagu lihtsalt paljus ja mõned tugevamad dimensioonid, eelkõige tugevus sellest, et see pangandussektor kuulus tugevatele välispankadele, kes said, kellel oli seda kapitalipuhvrit, kes said täiendavat kapitali sisse tuua ja kes said ka läbi oma emapankade siis natukene likviidsusabi siiski pakkuda. Meil oli tugev, nagu me nägime seda kasvupotentsiaali ja võib-olla kui sa võrdled riiki, kellel on kasvupotentsiaali, teisega, kus seda on vähem, siis on võimalik selles mõttes natukene kiiremini reageerida, isegi see ressursside ümberjaotus ühest harust teise on võib-olla natuke lihtsam üldises kasvutingimustes, kus võib-olla ei ole vaja nii, et ressursside ümberjaotamiseks tekivad nagu absoluutsed kaotajad ja võitjad, vaid et seda suhtelist ressursside jaotust saab teostada selle kaudu, et keegi ei pea väga nagu tugevasse miinusesse minema. See on kindlasti nagu aitas seda, kui me nägime seda töötaoleku graafikut, see aitas seda kohandumist või toetas ja lõpetuseks siis suhteliselt suur kaubeldav sektor, kui meil on ekspordi osakaal või impordi osakaal juba väga suur, siis seda nüüd edaspidi kasvatada, nii et ta avaldab mõju majandusele on küllaltki palju lihtsam, kui su eksport on 70% SKT-st ja sa tahad seda natukene veelgi kasvatada, kui see väike ja võib-olla see aitas natuke ka. Ja see on siis lõpetuseks on siis nagu küsimus, kas Balti riike ootab stabiilne majanduskasv. Ma arvan, et see kohandumine või meie seisukoht on, et kohandumine on taganud majandusele tugevama aluse, kõik need ebatasakaalustuse näited, mis vanasti siin valitsesid, kas on jooksevkonto defitsiit, eelarveseis, välisrahast, need on kõik väga palju ja ma arvan osaliselt permanentselt muutunud, et meil on praegu eelarve tasakaalul lähedal, meil on jooksevkonto tasakaalul lähedal, pangad rahastavad enda laenusid põhiliselt kas või hoiustest ja omakapitalist, mitte nii palju enam sellest sisse voolavast välisraha. Seda uut faasi väga tasakaalustatust stardipositsioonist on kindlasti positiivne. Teiseks on toimunud märkimisväärsed muutused majandusstruktuuris, lihtsalt jälle see ühest harust on ressursid liikunud teistesse, võib-olla see natukene on ka struktuurselt tasakaalus. Ja siis ma arvan, läbi selle kriisi paljud väheefektiivsed ettevõtted on äritegevuse lõpetanud, need, kes on siia järgi jäänud. Aga üks asi, nüüd vaadates tulevikus, siis me peame olema valvsad ja kindlasti me näeme, kuidas see buum tekkis, et kindlasti kui saab, on vaja varasemalt ja jõulisemalt sekkuda selleks, et vältida selle buumi tekkimist ja teiseks siis, kuidas seda teha, no mingil määral saab seda läbi eelarvepoliitika teostada, aga üks valdkond, kus seda saab kindlasti rohkem teha ja mida me nüüd uurime, nii nimetatud makrofinantsi järelevalveliste meetmete aktiivsem kasutamine, et teatud normatiivide kaudu hakata tugevdama finantsstabiilsust. Ja siis lõpetuseks siis jälle see majanduse vastupanuvõime säilitamise vajalikkus või see niisugune paindlikkus, et niisuguses valuuta või see rahaliidu tingimustes on see niisugune sisemine paindlikkus on siiski väga tähtis. Nii et sellega ma lõpetaksin ja vastaks teie küsimustele. Tõnis Oja Postimees, mul on päris mitu küsimust. Ühe kaupa oleks lihtsam. See avaliku sektori võlagraafiku järgi mul tundub, et vähemalt silma järgi, et Balti riikides kasvas suhteliselt avaliku sektori võlakoormus rohkem kui nendes teistes riikides. Siin tundub, et nagu 3-kordne versus natuke alla 2-kordne. Kas see aitas ka kaasa äkki selle kiirele taastumisele? No see suhteline, ma arvan, suhteliselt jah, selles mõttes, et see protsentides kindlasti kasvas. No kui ma vaatan seda graafikut, et see ilmselt läheb
kusagil, et on 3-kordistumine, teistel ei olnud, aga siis absoluutarvestuses on see palju suurem, nii et millist vaadata. Et ma arvan, et see summa, see ja no väga väike asi, väga väike näite alati võib kasvada väga kiiresti protsentuaalselt, aga kui see korrad ei ole nii tähtsad, siis ma arvan, see pigem aitas selgitada, miks meil oli see kuidagi järsem kohandumine. Siis volatiilsuse kohta, et see ülisuur volatiilsus, kas selle põhjus on ainult väiksus, majanduste väiksus või on siin veel midagi, mis seda ülisuurt volatiilsust Balti riikides mõjutas? No, ma arvan, et osaliselt on väiksus, et lihtsalt mida rohkem haavatavam sa oled ja see avatuse dimensioon, teatud määral ka majanduspoliitika valikud, et võib-olla jälle teatud tingimustes, kui sa oled juba valinud seda fikseeritud kursipoliitikat, näiteks kui siin tabavad teatud šokid nagu need, mis meid sel hetkel tabasid, siis selles mõttes on sul nagu käed seotud ja võib-olla lühiajaliselt sa oled nagu volatiilsem, nii et sa võid arvata, et kui sul oleks rohkem instrumente, siis sa võid seda põhimõtteliselt võiks natuke taastada, aga ma arvan, et see on väga palju seotud, tegelikult siin oli paar kuud tagasi see mingi OECD analüüs, mis natuke proovis vaadata seda volatiilsust ka ja mis spetsiifilised šokid teatud hetkel tabasid ja ilmselt Eestil oli see või Balti riikides oli see, et 2 asja vähemalt korraga, et globaalne finantskriis toimusid täpselt samal ajal, et selles mõttes mõnel teise riigi puhul võib-olla jälle seda kinnisvara arengut, seda nagu buumi ei olnud ja siis seetõttu nende see volatiilsus võib-olla erineb. Ja kolmas on siin üldisem küsimus, et ütlete, et kiire kohanemine aitab väsida reformi väsimust, aitab vältida. Et kas Eesti puhul ei vältida reforme, selles mõttes, et sisuliselt nagu reforme ei ole tehtud, kuna põhjus on, et me oleme niikuinii Euroopa Liidu peaaegu kiirema kasvuga, majanduskasvuga riik. No ma arvan, et reforme vähemalt tehti selles mõttes, et kas või see riigis sektori tulude-kulude struktuur, eelkõige seal ikka muutus väga kardinaalselt, et selle eelarve sees vähemalt toimusid, ütleme, riigisektor kindlasti reformis ennast ja siis teine asi on võib-olla lihtsalt läbi selle surve, need ettevõtted reformisid iseennast. Ma ei ole nüüd mõelnud selle peale, et kui mõtleme reformide peale, et uued seadused, uued struktuursed muutused, et kas see nüüd kriisishokk kuidagi siis innustas nagu uute reformide läbiviimist. Hilisem positiivne tulemus. Nojah, aga võrreldes jälle teistega, et ma ei tea, kas seda võiks võib-olla isegi vaadata läbi mõnede teiste näitajate, kus ma ei tea, need Maailmapanga näitajad, need, mis võrdlevad, ma ei tea, jälgivad reforme erinevates struktuursetes valdkondades, et me ei ole seda selles uuringus vaadanud, aga see on huvitav küsimus, et kas nüüd see kuidagi tahaks üldistatakse sellistel rasketel perioodidel, aga niisuguseid, see on niisugune kõhutunne, ma arvan, et võiks uurida küll. On veel küsimusi? Jah. Ma kujutan ette, kui palju neid erinevaid kaaslusi sinna 188 taha nagu ära mahtus. Aga siiski, et küsimus, et kas tweetija või siis nagu blogija, aga meil siin avalikult vaidlusi, et kas on nagu võimalik kuidagi tõestada, et oleks näiteks panustanud 10% SKP-st nagu läbi eelarvet, äkki oleks võinud seda inimlikke kannatusi vähendada või et kas nagu sealt mingit tööstusmaterjali nagu vastu vaatab, et eelarve kohandumise kaudu, eelarve kohandumise või just eelarve poolt nagu siis panustades, et kas oleks võimalik olnud seda pehmendada, seda meie kiiret kukkumist. Ja kas alati selle pehmendamise vastaspool on ka see, et see tulevik on siis natukene nagu halvem ja aeglasem, et kas seal nagu mingid vastused sealt ka vist tulla? Ei tea, kas nüüd me ei taha siin väga nagu selles, me lõpuks ütleme, et me arvame, et see kohandumine Balti riikides oli edukas. Kas see nüüd oleks, mis nagu samal ajal ütleme, et osaliselt oli siin tegemist paratamatusega, et võime tahta, et meil oleks olnud kuidagi seda
kui meil ei ole seda finantseerimise allikat, siis ega seda valikuvõimalust võib-olla väga palju ei olnud, aga selles mõttes siin on jälle me ei oleks juhtunud, kui Eestis oleks olnud näiteks, ma ei tea, palju suurem eelarve puudujääk, et kuidas seda oleks, võib-olla seda võiks teoreetiliselt mõelda, kui oleks ka samal ajal tõestanud, et seda oleks olnud võimalik finantseerida. Lihtsalt kvalitatiivselt tahaks arvata, et see pilt oleks olnud kusagil seal, et oleks võinud seda natukene tasandada ja siis oleks see trajektoor, tähendab, et ta oleks olnud pikem ja natukene vähemalt eratarbimise puhul oleks ta arvatavasti olnud natukene see langus madalam, aga veninud pikemaks ja siis lihtsalt on valiku võimalus. On tõesti suur küsimus sellest, kui avatud majandus suletamad rohkem kui meie oleme. Ja, ei seda nagu selles mõttes neid võrdlusi, siin on palju küsimusi, kas see on nüüd see õige mõõdupuu, eks ju, et kas need on palju tavalisemaid tsükleid mingis, võib-olla üks võimalus oleks nagu mõelda, et defineerida mingit tõsisemat kriisi ja siis võrrelda nende teiste kriisikogemustega, siis selle 188 asemel oleks mingi palju väiksem grupp, aga siin on palju küsimärke veel ja see on alati niisugune lõppude lõpuks niisugune valiku koht, et kuidas sa seda defineerid, et mis tahaks natuke niisugust tunnetust anda, aga ja tegelikult võib-olla saada aru, kuidas 8 punkti nagu kirja panna, see läheb väga segaseks, aga tegelikult seda võiks palju rohkem ja vaadata, kas saaks kuidagi neid asju teisiti võrrelda.